Viimased päevad siin Eestis on olnud küllaltki krõbedad. Pakane ei pane proovile mitte ainult inimesi ja automootoreid, vaid ka kutsumata külalise Hispaaniast teeteo. Ka Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra avaldas näoraamatus arvamust, et ehk võtab pakane teetigude munad ära. Kas see ka nii läheb, ei ole teada, kuid aiapidajatele põhjustab see võõrliik tohutult kannatusi. Olukord on ikka tegelikult täiesti kontrolli alt väljas. Ja kui ma nüüd võtan, et mul on selline väiksemapoolne linnaaed ja kui ma korjan iga õhtu 400 pluss Hispaania teetigu, siis ma arvan, et see on väga hull olukord. No te ütlesite, et õhtuti hakkavad nad siia kõik kokku roomama. Mina korjan oma aiast iga õhtu. Korjan selle hunniku ära ja öö jooksul ja õhtu hilja on nagu rongkäik tuleb tänavalt ja järgmine päev mul on täpselt sama kogus, kui mitte rohkem. Nad söövad kõik ära. Absoluutselt kõik söövad ära ja samuti nad söövad ka meie kasulikke vihmausse. Need, mis on meie kultuurile kasulikud, lilled on kõik augulised, ainult rootsud on järgi, et ei kasvatama enam ammu midagi aias, ei kurki, ei tomatit, nii et kõik panevad nahka. Seda, et praegused miinuskraadid Hispaania võõrliiki mõjutada suudaksid, Tiia-Liis ei usu. Hispaania teetigu võib kannatada siis lühiajaliselt 3-5 päeva seda külma, aga munad on 2-4 nädalat. No aga öelge, kui me näiteks teie aia praegu siin lumest puhtaks roogime, no nii palju kui vähegi seda võimalik on teha, kas see võiks aidata? Ma arvan, et see ei ole hea mõte. See ei ole selles suhtes hea mõte, et me kahjustame ju teisi liike. Küsisime ka Keskkonnaametis, kas nende peadirektor Rainer Vakra mitte enneaegu ei rõõmustanud. Tõsi, miinus küll püsib. Hispaania teetigu on meil nii edukas, et tema on harjunud selle talvega ja peamiselt talvitub munadena ja kui seal peal on siis seda kõdukihti ja on veel ka lund, siis sinna need tugevad miinuskraadid ei jõua ja külm teda ära ei võta. Et on kohad, kus on võib-olla vähem lund või kus on nagu külm suurem, et jõuab näiteks terrassi alustel nende munadeni, et siis seal nad küll hävivad, et nad ikkagi -3 külmemat temperatuuri ei talu. Kui on ikkagi selline paks lumimaas, et siis isegi see -30 nädal aega ei tee nendele munadele seal lumekihi all mitte midagi. Selliselt on meil kohastunud ka kõik erinevad putukad, pisiimetajad, ka maod, et nad jäävad ju talvel ellu ja samamoodi ka kõik aiapidajad teavad, kuidas kõik taimehaigused lume all hästi säilivad. Et kui seda lund ei oleks või oleks üli õhukene kiht, siis on suurem tõenäosus, et need munad hävivad ja ka need isendid.